aga muidugi noh, ikkagi üsna ütleme, et klišeelikult meeldib mulle ka väga looduses olla. Mere ääres loomulikult eestlasele kuidagi, no ma ei tea, eestlasele, kõigile kindlasti mitte, aga meri on ikkagi midagi väga erilist ja sellist mõõtmatut, ülevat tunnet tekitav. Aga kui veel mälestistest mõelda, siis ma väga kaua aega tegelesin kirikute uurimisega. Ja tegelikult mulle väga meeldivad väikesed maakirikud. Just nimelt oma sellise, no isegi mitte hoolitsetuna, vaid just nimelt sellise võib-olla ja natuke narmendava krohvi ja ma ei tea, kusagil mingite hallituslaikudega, aga sellised ülilihtsad ja need on ikkagi täiesti karismaatilised tundega. Saab seal olla, sellepärast et nad, nendes just nimelt see, millest me alustasime, see aegade kulgemine on seal tõesti visuaalselt ka nähtav. Selles mõttes ongi, et me nüüd muidugi siin oma ajas oleme juba jõudnud selleni, et me teeme kõik asjad korda. Aga mõnikord see korda tegemine, noh, hea küll, see korda tegemine lõpeb sellega, et 20 aasta pärast ta enam korras ei ole ja siis võib see ajatunnetus sinna nagu tagasi pugeda. Aga korda tegema teisalt peab, sest et muidu ühel hetkel siis nad ikkagi lagunevad, jah. Kuigi ma olen mõnikord ka nõus sellega, mida Juhan Maist alati tal meeldib rõhutada need romantiliste varemete või see John Ruskinlik selline tore mõte, et las nad siis lagunevad, et nad on ka sellisena just nimelt seda ajakulgu väga hästi näitavad ja tõepoolest on ka selge, et kõike ei ole vaja ära remontida.